meie Fonteses järjest enam räägime tööandja brändingust ja räägime kindlasti ka töötaja kogemusest kui tööandja brändi lahutamatust osast. Ja tõepoolest sellel erilisel ajal on kindlasti olnud ka sellele teatavas mõttes hoogustav mõju. Nii et ma julgeksin öelda, et selle tööandja kuvandi tõehetk täna ongi see, kuidas see eriline aeg, need uued ootused, muutused on mõjutanud meie töötaja kogemust ja missugust mõju omab see siis meie tööandja kuvandile ja tööandja brändingule. Ja kui me natukene vaatame üle nii-öelda sinna laia maailma, et siis me leiame väga palju põnevaid trende, väga palju põnevaid uuringuid selle kohta, mida siis maailma vägevad ja maailma kõige atraktiivsemad tööandjad oma tööandja brändingu eesmärkides ja plaanides mõtlevad ja kuhu nad fookuse seavad. Ja võib öelda, et selle kiiruuringuga, mille te siis kõik meistriklassi registreerides täitsite, oli meie selline unistus või eesmärk kaardistada siis ära ka Eesti ettevõtete tänane olukord, ehk siis kas see teema on teie jaoks oluline, mida te planeerite oma tööandja brändingu eesmärkides ja kuidas teil sellega läheb. Ja need järgmised 40 minutit me selle üle siis ka mõtiskleme. Nii et ma, Kristiina, annangi sõna siin sulle üle, et liigume selle uuringule natuke lähemale. Aitäh, Kadri, ja tere hommikust ka minu poolt. Meil on väga hea meel, et nii paljud teist võtsid vastu siis kutse osaleda siin meistriklassis täna hommikul ja omalt poolt ka siis vastata 9 küsimusele, mis puudutavad terviklikku tööandja brändi juhtimist. Ehk et siis järgmised minutid ongi pühendatud nende teemade lähemale tutvustamisele. Ja mis puudutab neid trende, mida me soovime siis paralleelselt Eesti organisatsioonide tööandja brändi olukorraga peegeldada, siis läbivalt tugineme siin Universum Globali rahvusvaheliste uuringute andmetele. Aga enne veel, kui me siis esimese uuringu küsimuse juurde läheme, siis kiirelt tutvustaksin ka seda, et kui me täna räägime tööandja brändingist ja tööandja brändi juhtimisest, et mida me selle all silmas peame. Ja Fonteses me oleme mõtestanud siis seda niimoodi, et tööandja bränd on kuvand sinust tööandjana ja peegeldus töötaja kogemusest sinu organisatsioonis. Ning tööandja brändi juhtimine ongi siis suurepärase töötaja kogemuse loomise protsess ja selle viimine oluliste talendigruppideni, nii organisatsiooni sees kui ka väljapoole. Aga kiirelt ütlen siis ka seda, et kui kogusime teilt vastuseid, siis saime sisendit 152 organisatsioonist ning vastajad olid peamiselt juhid ja HR. Esimene küsimus, mida teilt uurisime, oli see, et kuivõrd oluliseks teie organisatsioonis tööandja brändi peetakse täna ja kuivõrd teatakse, kuidas tööandja brändi organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks juhtida. Ning saime väga positiivse tagasiside, et 60% teist ütleb, et tööandja bränd on teie organisatsioonis oluline ning kui vaatasime natukene ka siis nende andmete sisse, siis 152 organisatsiooni seas, kes vastasid, oli organisatsioone 9 erinevast sektorist, mida te näete praegu ka oma ekraanidel ning saame välja tuua, et kõige rohkem tähtsustatakse tööandja brändi professionaalsete teenuste ja konsultatsiooni valdkonna ettevõtetes ning samamoodi ka finantsteenuste ja kindlustusvaldkonna ettevõtetes.
Nüüd, mis on oluline trend võib-olla käesoleval ajal välja tuua, on see, et Universum Global viis läbi uuringu rahvusvaheliste ettevõtete seas ja küsis, et kas COVID-19 olukorras on teie jaoks midagi muutnud siis tööandja brändingu tähtsuses. Ja vastused olid tegelikult üllatavad ning vastati, et täna COVID-i ajal on tööandja bränd veelgi olulisem kui varem. Ja me kõik teame, et tegelikult eelmisel aastal värbamine suures osas ettevõtetes oli pigem seisakus või tagasihoidlikum ja samamoodi ennustavad ettevõtted, et ka sellel aastal on nad värbamises pigem tagasihoidlikud. Välja arvatud juhul, kui muidugi ei ole tegemist tõusva innovaatilise tehnoloogiaettevõttega, siis millest need andmed kõnelevad? Ja need andmed kõnelevad sellest, et tööandja bränding on muutunud oluliseks HR-strateegiate raamistikus ning selgelt siis mõtestatud kui laiahaardelisem protsess võrreldes ainult värbamisturunduse tööriistaga. Aga kui me räägime terviklikust tööandja brändi juhtimisest, siis kindlasti on väga olulised selle juures need andmed, teadmised, mille põhjal me siis loome oma väärtuspakkumist olulistele talendigruppidele ja küsisime ka teie käest andmepõhisuse kohta, et ma annaksin sõna siinkohal Kadrile ja Kadri räägi, et mida andmete valdkonnas siis teada saime. Ja tõepoolest andmed ja selle tänase olukorra kaardistamine on kindlasti nii tööandja brändingu kui ka teie töötajakogemuse nii-öelda vundament ja kindlasti väärtuspakkumise vundament. Nii et ei ole oluline, et kas te alles planeerite siis võtta oma esimesi samme selle teadliku tööandja brändi teekonnal või olete juba teele läinud ja täiesti teete tipptasemel, tegelete tööandja brändinguga, andmed on olulised. Ja kui vaadata nüüd teie vastuseid küsimusele, et kui palju te tuginete siis andmetele sellel teemal, siis võiks öelda jah, et umbes 35% teist väidab, et te kasutate andmeid oma tänase peegelduse siis analüüsimiseks ja ülejäänud 65% osas me saame öelda, et on palju avamata potentsiaali või siis potentsiaali tõepoolest tegeleda sellega teadlikumalt, või siis lihtsalt teele asuda, et kes ei ole veel täna oma tööandja brändinguga tegelema hakanud, et neid on siin ka tõesti 11%, kes on nii vastanud. Ja Kadri, aga kui nüüd mõelda nendele organisatsioonidele, kes siin peegeldasid, et sellega andmepõhisusega on neil nii ja naa, et mis oleks siis võib-olla need soovitused, kuidas siin liikvele minna? No see üks soovitus kindlasti on seotud sellega, et need andmed või see peegeldus võiks olla kahedimensiooniline, et koguda andmeid nii organisatsiooni seest kui organisatsiooni väljast. Ja siin ongi erinevaid uurimisvõimalusi, et kui rääkida organisatsiooni sisestest uuringutest, siis ettevõtted viivad tegelikult väga eeskujult läbi kõikvõimalikke rahulolu- ja pühendumusuuringuid, võib-olla ka väga teadlikke juba tänase tööandja kuvandi uuringuid oma inimestelt seda tagasisidet küsides, aga tegelikult võib öelda, et kõiki neid organisatsiooni uuringuid saab omavahel nii-öelda hästi kombineerida ja ka tööandja brändingu eesmärkidega ära siduda. Ja kui räägime siis välistest uuringutest, siis võib-olla kõige olulisem on teada oma kuvandit siis sihtgrupi silmis, et kes need minu jaoks strateegilised talendid on ja kuidas ma olen seal talendigruppides tajutud. Ja siin on võib-olla üks selline hästi hea praktiline nipp võib-olla meie enda Fontese kogemustest ja praktikatest, et
näiteks värbamisprotsess, et iga organisatsioon viib ju välja värbamisprotsesse ja meie Fonteses oleme tegelikult ka sellise mini tööandja kuvandi uuringu integreerinud oma sihtotsingu protsessi. Et suheldes enda jaoks oluliste talentidega, võttes nendega ühendust, pakkuda neile karjäärivõimalusi, on meil täiesti 2-3 küsimust konkreetse organisatsiooni kui tööandja kohta. Ja nende andmete kogumise ja analüüsi näol me oma Fontese klientidele anname ka peegelduse siis väga konkreetse talendigrupi silmis, et kuidas neid tajutakse, kas nad on atraktiivsed, kui nad ei ole atraktiivsed, miks nad ei ole atraktiivsed. Ja ma arvan, et seda nippi tegelikult saab kasutada iga organisatsioon, kes viib läbi värbamisi ja siis eriti sihtotsingute puhul. Ja veel üks väga hea väline tegelikult selline kuvandi uuring on ju tegelikult juba aastaid Eestis viiakse läbi atraktiivsete tööandjate ja tööootuste uuringut, mida teeb Instar. Ja see on nüüd väga hea võimalus saada taju, kuidas ma olen tajutud sihtgruppide silmis, mis puudutab näiteks tudengeid, aga ka kogenud töötajaid. Ja väga hea peegeldus ka, kuidas ma positsioneerun teiste tööandjatega, ehk siis seal on nii-öelda kaks ühes võit selles uuringus, et kindlasti soovitame ka sellel uuringul silma peal hoida. Ja loomulikult ole kursis sellega, millega sinu konkurendid tegelevad, ehk siis kogu aeg jälgida, et mille poolest mina eristun, kui ma kaotan inimesi, siis kellele, miks, et see on selline pidev protsess, et need on võib-olla sellised peamised märksõnad nende uuringute näol. Ja tegelikult andmetega me siit ka jätkame, et kui me räägime siis sellise strateegiliselt juhitud tööandja brändist, siis me kindlasti räägime eesmärgistamisest, me kindlasti räägime tulemuste mõõtmistest. Ja kui me küsisime teie käest, et kui palju te tõepoolest oma tööandja brändi tegevusi täna eesmärgistate ja neid tulemusi eesmärkide suunal siis liikumise mõttes ka hindate, siis tulemustest me näeme, et väga suur potentsiaal just nimelt siin peidus ongi, et teie enda hinnangute võrdluses siis muude nende tööandja brändi küsimustega selles küsimustikus võib-olla, et kõige suurem potentsiaal. Nii et siia võib-olla ka üks selline julgustav trend maailmast, et kui nüüd jälle tuua sisse Universumi uuringut, siis Universum küsis maailma kõige atraktiivsematelt tööandjatelt, kes on nii-öelda siis ka tööandja brändingu võtmes need lipuga ees kõndijad, et mida nemad 2021. aastal oma tööandja brändingu fookuses hoiavad või siis mis on need prioriteedid selgelt. Ja see vastus oli andmed ja see vastus oli tehnoloogia, ehk siis mille põhjal neid andmeid analüüsida. Ja kindlasti ka inimesed, kes suudavad neid otsuseid siis nende andmete põhjal teha. Nii et tööandja bränding on liikunud väga andmekeskseks, et see on kindlasti selline üks peamine trend ja julgustus ka siinkohal. Jaa, absoluutselt, et aga nüüd, kuna oli päris suur hulk organisatsioone, kes ütlevad, et võib-olla nad ei ole nii selgeid strateegilisi eesmärke ja võtmeindikaatoreid veel paika pannud, et mõõta ja hinnata oma tööandja brändi tulemuslikkust, et kas sa saaksid tuua mõned näited, millised need võtmeindikaatorid ja hindamise mõõtmise viisid on? No kõigepealt sellise tulemusmõõdikute süsteemi võtmes sellist ühte ja õiget vastust ei ole. Et need mõõdikud ikkagi tulevad teie eesmärkidest, tööandja brändingu eesmärkidest, aga võib-olla need 2 soovitust oleks tõesti, mida silmas pidada, ongi see, et kui neid mõõdikuid valida või seda raamistikku luua, et siis pidada silmas, mida ma saavutada tahan, ehk siis mis on meie eesmärgid ja teisipidi kindlasti see, et see kataks
nende tulemuste jälgimist nii selle tööandja brändi sisemise dimensiooni eesmärkidega seonduvalt kui ka välimise töötaja nii-öelda siis tööandja atraktiivsuse indikatsioonidega. Ja võib-olla mõned näited, et kui me räägime näiteks välistest olulistest mõõdikutest, siis me räägime kommunikatsioonist ja oma kanalite tõhususest, kas minu sõnumid jõuavad õigete sihtgruppideni, kuidas mind tajutakse õige sihtgrupi silmis, et see on kindlasti oluline jälgida. Kindlasti me räägime värbamise tõhususe indikaatoritest, kui palju ma tõmban ligi just enda jaoks sobivaid kandidaate, kui kiiresti ma täidan oma vakantsid ja mis on minu kulud, värbamiskulud sealjuures. Ja täna ei saa üle ega ümber kandidaadi kogemuse mõõtmisest. Ehk siis töötaja kogemus ju algab väga-väga palju ennem, kui see inimene meie organisatsiooni tööle saabub. Ja seetõttu kindlasti on oluline küsida, et missugust kogemust me kandidaatidele pakume, kas nad soovitavad meid tööandjana, sest sellest väga palju sõltub ka, kas meile jah öeldakse. Ja töötaja kogemus, ehk siis tõepoolest see tööandja brändi tõehetk, et siin on palju juba räägitud sellest oma töötaja soovitusindeksist, mis on täna selline absoluutne jah, seda peab küsima, et saada seda taju oma inimestelt, kas mind soovitatakse tööandjana, aga võib-olla üks mõõdik veel siia juurde, et juhul, kui teie väärtuspakkumine täna sisaldab lubadust, et minu organisatsioonis on võimalik areneda ja karjäärivõimalusi, siis selline hea jälgimise koht on ka see, et kui palju ma täna enda vabadest ametikohtadest täidan sisemise rotatsiooni kaudu, ehk siis kas inimesed päriselt saavad arenguvõimaluse ettevõttes ja kui palju ma värban ja toon majja väljast inimesi. Ja loomulikult seda kõike hästi tehes ära unusta siis ka jälgida oma ärilisi mõõdikuid, et missugused on need trendid. Sest nii nagu me räägime tööandja brändi eesmärkidest, räägime me eelkõige organisatsiooni eesmärkidest ja ärilistest eesmärkidest. Et seda efekti peaks kindlasti seal tekkima. Ja et kui ma üritan nüüd kokku võtta, mida Kadri just rääkis, siis mina saan aru, et sõnum on see, et mõjus tööandja bränd on andmepõhine ja mõõda seda, mida oled eesmärgistanud. Just. Aga liigume edasi ja me oleme jõudnud teemani, mida võib nimetada ka tööandja brändi südameks, ehk et tööandja väärtuspakkumise juurde. Ja see on siis see, mida peab talent olema valmis sinu organisatsioonile andma selle eest, mida sina temale vastu pakud. Ehk et tööandja väärtuspakkumine on alati selline kahesuunaline kokkulepe, kahepoolne kokkulepe. Ja me küsisime, et kuidas te hindate, kas teil on selgelt eristuv ja strateegiliselt loodud tööandja väärtuspakkumine, mis tugineb siis organisatsiooni sisestele ja välistele uuringutulemustele. Ja nagu te näete, siis jagunesid tulemused laias laastus 2, kus pooled teist ütlesid, et sellega on nii ja naa, pigem ma ei nõustu, ja pooled ütlesid, et pigem nõustun või nõustun täielikult. Mis puudutab väärtuspakkumist tänases kontekstis, siis tõenäoliselt paljude juhtide peas on kerkinud küsimus, et kas see väärtuspakkumine, mida ma olen täna oma inimestele pakkunud, on jätkuvalt asjakohane COVIDist muudetud maailmas. Näiteks enne eelmist aastat ei olnud veel kolmandikul Euroopa ettevõtetest kaugtööpoliitikalt üldse. Aga täna on paindlikkus ja kaugtöö selgelt ootus tööandjatele. Ja siin on ehk nüüd siis see nüanss, mis puudutab kaugtööd ja see on seotud produktiivsusega. Et nagu me kõik teame, siis kodukontoris alati ei ole kõige mugavamad tingimused keskenduda ja pidevalt hoida oma tähelepanu tööasjadel.
Ehk et uuringud ka näitavad seda, et inimesed ise hindavad, et nende produktiivsus kodukontoris on langenud, küll aga nad ütlevad, et nende töö ja eraelu tasakaal samal ajal on paranenud. Ja see ongi võib-olla ka siis üks oluline muutus, mis on seoses väärtuspakkumisega COVID-i ajal toimunud, et üha rohkem tööandjad mõistavad, et nende väärtuspakkumise osa on suurem paindlikkus ja ka siis oma töötajate vaimse heaolu ja tervise turvalisuse toetamine. Et see võib-olla on üks selline positiivne asi, mida saab siit sellest kriisist kaasa võtta, suurem paindlikkus ja hoolivam suhtumine siis oma inimestesse. Nii et meil ka Eestis on juba mitmeid ettevõtteid ja tegevjuhte, kes on avalikult välja öelnud, et kõike meie organisatsioonides ei ole võimalik optimeerida. Selle väärtuspakkumise teema juures ja kui me räägime selle väärtuspakkumise autentsusest ja ehedusest ja seest välja nii-öelda kasvatamisest, et siis ma tahaksin siin jagada ühe rahvusvahelise organisatsiooni lugu selle väärtuspakkumise loomise teel. Ja võttis siis tõesti see globaalne väga suur organisatsioon ette ka oma teekonna teadlikult tööandja brändinguga tegeleda ja alustasid seda teekonda siis loomulikult oma töötaja kogemuse uurimisest, mis sisaldas siis sellist kindlasti nagu küsitluse vormis uuringut, aga sisaldas ka fookusgruppe. Ja need fookusgrupid viidi läbi ligemale 100 fookusgruppi siis üle maailma ja üks nendest fookusgruppides küsitud küsimus kõikidelt töötajatelt oli, et kui sa mõtled oma tänasele tööandjale kui inimesele, siis kuidas sa seda inimest kirjeldad, et mis on need omadused? Ja noh, et kas ta on mees, kas ta on naine, kas ta on noor, vana, kuidas ta riietub, et seda laadi omadussõnu siis küsiti. Ja võiks öelda, et see ootamatus või üllatus selle tööandja jaoks oli üsnagi suur, sellepärast et ettevõte, kelle unistuseks ja eesmärgiks oli, et ta on tajutud ja tunnetatud kui selline nooruslik, innovaatiline, uuendusmeelne, sai tagasiside oma siis töötajatelt, et ta on hoopiski tajutud siis sellise konservatiivse, vanamoodsa ja võib-olla isegi sellise hallipäise ja härrasmeheliku nii-öelda vanakooli ärimehe nii-öelda kuvandiga. Ja noh, see tõehetk oli päris suur. Ja positiivne selle avastuse juures oli see, et see organisatsioon tegelikult tajus seda probleemi väga adekvaatselt ja asuti toimetama ja tegutsema selles suunas, et need arusaamu ühtlustada. Aga see õppekoht või õppetund siin on see, miks me räägime, et enda autentse tööandja kuvandi loomisel alusta siis oma inimeste kogemuse uurimisest ja küsi, missugune sa oled. Ehk siis selline lugu meenus siia ka. Ja see $1 miljoni küsimus on ikkagi see, et kuidas sellised asjad ettevõtetes justkui nagu märkamatult juhtuvad. Et mida teha, et see, kes me oleme ja see, kes me soovime olla, oleksid ikkagi üks ja sama asi. Ja võtmerolli mängib siinkohal kommunikatsioon. Et küsisime ka teie käest, et kuidas te hindate, kas teie tööandja brändi kommunikatsioon on selge ja eristuva visuaalse identiteediga erinevates kanalites ja toimib siis hästi nii oma enda töötajatele kui ka välistele talendigruppidele. Ja vastuseks saime sellise kuldse keskmise, et suur hulk on teid, kes ütleb, et jah, et ma pigem nõustun sellega, aga on ka väga suur hulk, kes ütleb, et sellega on meil nii ja naa. Ja kui rääkida, milline tööandja brändi kommunikatsioon
praeguses ajas kõige rohkem talente kõnetab, siis võib seda ehk öelda niimoodi, et me oleme liikunud sellisest storytelling'u ajastust story doing'u ajastusse. Ja mida see siis tähendab, on ikkagi see, et talendid leiavad ettevõttega sellise eheda ja emotsionaalse seose läbi selle, kuidas nad neid lugusid ise läbi elavad, mitte kuidas organisatsioon neid lugusid nendele jutustab. Ehk et siis atraktiivne tööandja brändi kommunikatsioon räägib ettevõtte reaalsest elust läbi oma enda talentide suu ja kogemuse. Aga see eeldab muidugi sellist põhjalikku eeltööd ja kommunikatsiooni tööriistade loomist, mille pinnalt siis on kõike seda võimalik ellu viia koos oma töötajatega. Ja võib-olla see illustratiivne kokkuvõte sellest sõnumist on see, et ära ütle, et oled naljakas, aja oma inimesed naerma. Samas, Kristiina, alles ju eile toimus sel teemal väga suur tunnustamine Eestis, et toimus järjekordne kick-off, mis on siis selline sündmus, kus tunnustatakse Eesti kõige säravamaid värbamisturunduse tegusid. Ja seal on väga palju inspireerivaid näiteid, et siinkohal meie ka kasutame võimalust, mitmed nendest organisatsioonidest on ka täna meiega, et palju õnne Politsei- ja Piirivalveametile, Tele2-le ja kindlasti ka Nortal kuulus sinna esikolmikusse, et ma arvan, kõikidest nendest organisatsioonidest on ka täna inimesi meiega ja seal oli veel rida äramärkimisi, nii et kellel on huvisid kohalike tegijate seast inspiratsiooni leida, siis neid näiteid leiab kindlasti ka ülesse. Nii et ei pea kaugelt maailmas ka otsima seda eeskujulikku kogemust. Absoluutselt, aga nüüd selleks, et see hea kommunikatsioon ja nii-öelda story doing saaks õnnestuda, siis kindlasti on väga oluline ka võtmeisikute toetus tööandja brändi juhtimisele. Ja küsisime seda teie käest, et kuidas te tunnete, kas juhid ja teised võtmeisikud on pühendunud tööandja brändi saadikud ja pakuvad teile tuge ning ressursse tööandja brändi arendamiseks, siis saime samamoodi vastused nii-öelda 50-50. Pooled tundsid, et sellega on meil nii ja naa või pigem ei saa nõustuda ja pooled ütlesid, et jah, sellega on meil hästi, et ma nõustun, et meie juhid toetavad meie tööandja brändi püüdlusi ja on ka ühtlasi ise siis brändi saadikuteks. Ja kui mõelda, millised on siin need võimalused siis organisatsioonis edasi liikuda, kuidas juhid paati saada, sest et tegelikult tööandja brändi õnnestumiseks üks suuremaid riskikohti võibki olla juhtide vähene pühendumus sellele teemale või juhtide vähene toetus, nii et siin siis soovitus on tasapisi selle teemal teadlikkust tõsta organisatsioonis ja aidata siis mõttemalle kujundada brändisaadikluse teemal. Ja mulle jälle meeldib tunnustada, et kui me juba tunnustamisega alustasime, siis tegelikult ka siin on Eesti organisatsioonide seas väga ägedaid eeskujusid ja me oleme mitu korda omades kanalites tõstnud esile SEB saadikute programmi ja meil ei ole üldse kade teha seda veel ja veel, nii et me tõesti, see on väga inspireeriv, kui üks organisatsioon on võtnudki selliselt selle teema ette ja jällegi tervitame SEB inimesi, kes on täna meiega ja julgustame teid siis jätkuvalt olema nii-öelda need saadikute programmi saadikud Eesti turul, et tegelikult teiste edusammud ja lood ja kogemused kindlasti inspireerivad siin ka võib-olla kaaluma oma organisatsioonis sedalaadi siis nii-öelda aktiveerimist. Ja teine näide tegelikult ma tahaksin tuua meie Fontese praktikast, et
ja see puudutab tegelikult sellist värbamise ja intervjueerimise kompetentsi arendamist. Olles ise olnud aastaid siis selline värbamis- ja intervjueerimiskoolituste läbiviija Fonteses, siis ma julgeksin öelda, et veel 2-3 aastat tagasi me koolitasime peamiselt personaliosakondi. Ja aastal 2020 toimunud värbamise ja intervjueerimise koolitused toimusid, ma julgeks öelda, et 90% ulatuses juhtidele. Ja mida see meile ütleb, on see, et organisatsioonide juhtide teadlikkus sellest, kui oluline ja kui suur on juhi mõju talentide ligimeelitamisel, nende majja toomisel, kandidaadi kogemuse ja töötaja kogemuse kujundamisel, et see on väga palju kasvanud. Nii et jälle me saame tunnustada Eesti organisatsioone. Aga selleks, et saadikute kultuuri oleks võimalik organisatsioonis ikkagi arendada, on väga oluline see, kuivõrd inimesed tunnevad sellist ühtekuuluvustunnet selle ettevõtte ja organisatsiooniga. Et me vaatasime Kadriga tegelikult seda, kuidas ettevõtted hindavad, et nad mõõdavad oma töötajate pühendumust, et mis siit ilmnes? Tegelikult siit ilmnes meile väga ilus pilt ja selgub, et 66% kõikidest vastanutest ütleb, et nad teadlikult, regulaarselt infot tõepoolest koguvad nii pühendumuse, heaolu kui ka soovitusindeksi kohta. Ja siit saab järetada, et teil kõigil on olemas väga palju olulist informatsiooni selleks, et oma sisemist töötaja kogemust nii-öelda mudida. Ja nüüd on tegelikult võtmeküsimus selles, et kui me seda kõike küsime, kui me saame teada sellest, mis on minu unikaalsus tööandjana, me oleme võtnud kõige selle magusama ja parema osa sellest, oma väärtuspakkumise ja oma töötaja kogemuse siis nii-öelda aktiveerimiseks väljapoole, siis on see võtmeküsimus, et mida ma võtan ette selle haprama osaga. Ehk siis, et ma saan ju teada ka kõik selle, mis võiks olla paremini. Ja siin me räägime tõesti sellisest võimalusest, mis puudutab luua kooskõla ja tasakaalu siis välimise kuvandi ja sisemise kuvandi vahel. Ja me uuringus ka seda teie käest küsisime siis ühe küsimusena, et kas te jälgite ja juhite seda kooskõla ja vastus tegelikult, mis meile avanes, oli see, et kõigest 35% te ütlete, et te teete seda teadlikult või eesmärgistatult. Ja see tegelikult ongi see väga huvitav peegeldus sellest, et ühelt poolt me kogume andmeid, meil on kõik see olemas ja seda potentsiaali me võib-olla täna täiel määral ära ei kasuta, et seda oma nii-öelda sisemist kogemust arendada või võtta siis ette ka midagi selle poolega, mida inimesed on jaganud, kus nad tahaksid muutust. Ja võib-olla see selline südamele panemine või see selline mõtlemise koht ongi, et kui me teame, mis need asjad võiksid olla ja inimesed on seda jaganud ja sellest jagamisest tekib ka kindlasti selline täiesti õigustatud ootus, et ka selle poolega me võtame midagi ette. Et siis see on suurepärane pinnas ju planeerida seda töötaja kogemuse arendamist. Nii et me väga julgustame seda rohkem aktiveerima, mida te siis oma kogemuse kohta teada saate ja võimestama seda kooskõla välimise ja sisemise töötaja kogemuse vahel. Jah, et võib-olla see ongi just nimelt see koht, et kui korraks nüüd meenutada seda kontrasti innovaatilise organisatsiooni kuvandi vahel ja siis selle vahel, et inimesed ise hindasid, et tegemist on ülikonnas konservatiivse härrasmehega, siis siin ongi võib-olla see koht või see keerukus, kus on organisatsioonidel lihtsam võtta just see hea ja võib-olla on
selline pelglikkus nende keerukamate kohtadega tegeleda ja mida kauem siis neid keerukusi jäetakse lahti harutamata, siis seda lihtsam ongi see kuvandi triivimine sellest tegelikust olukorrast. Nii et siin on siis see võimalus, kuidas vältida, et see meie soovitud kuvand ja see, kes me oleme, oleksid võimalikult heas kooskõlas. Aga me oleme jõudnud tegelikult viimase teemani, mille kohta me küsisime oma kiirküsimustikus ja see on siis tulevikuvaade. Et soovime siin täna ka selle kiiruuringu kokku tõmmata sellega, millest kõik ikkagi alguse saab. Ja see on siis, mis on minu organisatsiooni pikaajalised eesmärgid ja kes on need inimesed, kellega koos ma need saavutan. Ja küsisime teie käest, et kas te hindate, et te kohandate oma organisatsiooni eesmärkidega tööandja brändi strateegiat või pigem mitte. Ja siin siis veidi üle poole ütlesid, et pigem te ei tee seda. Ning ülejäänud siis ütlesid, et jah, ma saan sellega nõustuda. Võib-olla see pilt, mis siit välja tuleb, on see, et jah, me küsime, uurime ja tähtsustame tööandja brändi, kuid vähem viime selle kokku organisatsiooni üldise visiooniga. Nii et siin võib-olla ma tõmbaksin ka selle uuringu tagasiside kokku Svante Randlerti enda sõnadega oma raamatust The Dream Employer, et business planning is people planning. Ja see ongi siis ehk see viimane pusletükk, mis loob koos eelnevate punktidega selle tervikpildi tööandja brändi juhtimisest ja kui nüüd mõelda veel kord nendele andmetele ja tagasisidele, mis me teilt saime, siis siia lõppu ka mõned soovid, kuidas teie tööandja brändi eesmärgid võiksid õnnestuda. Ja kokkuvõtlikult ütleksimegi, et tööandja bränd on peegeldus sinu töötaja kogemusest, mõjus tööandja bränd on andmepõhine, mõõda seda, mida sa eesmärgistad ja loo oma väärtuspakkumine siis oma unikaalsele kultuurile ja töötaja kogemusele ning kasuta seda oma kommunikatsioonis ja kaasa juhid ning talendid siis brändimudijatena selle loo edasiandmisesse. Just, ja ära kõige selle juures unusta, et täna ootab tipptalent tasakaalus elu, millesse sina tööandjana peaksid sobituma. Nii et selle tõdemusega me siit ka lõpetame oma uuringu. Ja usume ja loodame, et te noppisite siit midagi, et oma tööandja brändi teekonnal üks järgmine samm teha. I'm not the baddest, but you